tere! Uus nädal, uued tegevused. Oleme siis teel praegu masinatiketit tegema. Just. Et meil on veel 2 minutit sõita. Et mul on väga huvitav outfit. Et jah, vaatame. Üritame läbi saada. Tunni ajaga masinatiket kätte saada. Väga huvitav. Öeldakse, et ei ole võimalik, aga äkki suudame teistpidi tõestada. Ma arvan, et me pole nii lollid, et me oleme ikka natukene masinate ümber nagu liikunud, et... Ma ei tea, oleme küll lollid. Noh, võib-olla. Mõni ütleks, et oleme lollid. No muidugi seda näete natukene päraspoole, kas me oleme lollid või mitte, aga... Seda me saame isegi teada. Ja. Aga lähme käime ära, hoiame neid kursis, vaatame. Hunnik hindaid. Just. Ja paberid ka, sest õli peab ka kontrollima ju. Turvaprillid ja... Turvaprillid. Tutikad turvaprillid. Need olid suht kallid. Ei olnud. Ta olid kõigest, ütleme niimoodi, et 15 euri. Jah. Midagi sinna kätte. No lähme käime ära ja olemegi kohal. Vaatame, mis saab. Vaatame. Näete kohe... Aga jah, seal näete, kuidas siis Priit mölla poolega. Mina ootan siin. Kulp üleval, pidur peal, kaamera. Et jah. Möllab seal enda hunniku otsas. No nii, meil sai koolitus tehtud. Ma ei tea, naeru sai. Naeru sai, naerda sai. Naeru. Naeru sai. Naeru. Naeru ja kaeru. Jah. Põhimõtteliselt lugu oli selline, et läksime sinna koha peale. Tegime masinatele visuaalse kontrolli ümberringi. Oih. Tanelil läks... Mul läks lihtsalt, mul näitas ette ära. Ma nagu teadsin kõike, mida vaja oli kontrollida, aga mul pani hea seal. See. Jah. Mina kontrolli tegin, siis pidi leidma vigu. Ma leidsin siis nii palju vigu, mida nemad üldse ei teadnud. Ja see instruktor siis pildistas kõik vead ülesse. Sest ma ei teadnudki neid vigu. Ja siis ütles, et kui nüüd kontroll on tehtud, et siis lähme platsi peale. Ütles, et näitan sulle ära, mis tegema pead ja siis ma teen ühe väga tähtsa telefonikõne, mis neile ei meeldi. Ja siis sai see kõne tehtud tal. Mulle näidati ära, mida ma tegema pean. Aga keegi mulle rohkem mitte midagi ei öelnud. Ja siis ma seal oma päi tegutsesin. Ja siis, kui ära sai tehtud, siis Tanelile öeldi. Mulle öeldi, et väga hea, mine ära. Mulle öeldi, et sa võid siia ise instruktoriks tulla, et sa tead rohkem isegi, kui nemad teavad. No selge. Juhtub vahest. Ei, tore oli. Ses suhtes äge, jah? Ma ei tea, vähemalt tiket on nüüd olemas. Koolitus tehtud. Mis edasi? Vaatame pokusi. Ja, siin tulime suurtele pokudele küll, tee ääres. Ennem tulime, siis nägime. Vaatasime ette. Siin on hästi palju pokusi. Näeme peatuse siin. Jah, siin on suured pokud. Natukene Eestimaad ka. Hiigelpokud on siin. Saane terve ala pokusi. Hästi suured. Ma olen nüüd Pokumaal. Austraalia Pokumaa. Äge, vägev. Sääne ta siin on. Naljakas koht. Naljakas, jah. See oligi esimese asjana, mis meile meenus, oligi Pokumaa. Suured pokud. Ja siin teisel pool teed on ka. Pane mine hüppe kõrvale. Vaata, kui suur poku on. Vaatan, ega siin mingid... Rooma jäid. Näed, nõnda suured pokud on. Ma ei tea isegi, kui pikk ma olen. No meeter, alla meetri sa ei ole. Alla meetri ei ole, vist jah? Jah. Teravat on. Jah.
väga hüva. Lähme liigume, puhkame, joome vett ja lähme kodu poole ära. No nii, oleme teel. Kuhu me teel oleme? Tööle. Tööle, jah. Tuleb üks väike põks tööl teha ja käia ära. Tuli pakkumine, selline väike kaevandus. Mõneks nädalaks. Jah, öeldi selline 3-4 nädalat. Lähme katsetame ära. Kuda on? Saame kergelt käpa sisse, käpa soojaks. Ja siis on nagu, annavad siis nagu referentsi ka meile äkki, kui hästi läheb. Et kuskile suurematesse kaevandustesse saada. Loodetavasti, jah. Et niimoodi on, jah. Auto on lihtsalt julmalt täis pakitud. Käisime poes ka. Sest et lähim pood seal asub 60 kilomeetri kaugusel. Ja siis vaatasime, et äkki on lihtsam niimoodi, et me ostame suurema kogus ära ja siis läheb sügavkülma enamus asjad. Ja siis võtad järjest välja. Nii on lihtsam, jah. Et sest tegelikult me ei tea täpselt, kas meil hakkab olema 7 päeva nädalas tööd või 6 päeva nädalas tööd. Lähme kohale ära, siis näeme. Et praegu on lihtsalt tähtis, et me saaksime tööl ära möllama. Täna meil ongi 22 veebruar, pühapäev. Homme on siis esimene tööpäev. Vaatame. Vist ei visata äkki esimesel päeval meid minema. No loodame. Ei usu ikka. Me käisime, tegime ju selle tiketit, siis öeldi, et me oleme ikka väga osavad. Et me lähmegi täpselt nende sammuste asjade peale. On ju? Joo. Igaks juhuks pidin üle kontrollima. Mille peale me tiketit tegime, jah. Et siis on lihtne niimoodi. Aga see kaevandus, kuhu me hetke läheme, see on niivõrd väike kaevandus, et see ei nõua tiketeid. Ja see on... suhtes on meil need olemas, nii et... Isegi kui keegi sisse lendab, siis on ette näidata. Just. Et võib-olla on vaja mõnda tiketit oleks juurde vaja, et suurematesse kaevandustesse pääseda. Ja mõned taustakontrollid politseis tuleb ära käia, et selle saab teha internetis tegelikkuses. Siis on narko ja alkoholi test tuleb saada ja tervisekontrollis tuleb ära käia. Tervisekontroll ja parema silmaga näen ainult natukene paremale, vasaku silmaga näen ainult natukene vasakule. Ja üks hea fun fact on see, et kui sa paned mõlemad silmad kinni, siis ei näe sa mitte midagi. Isa naljad. Pidid jääma eelmisesse aastasse. Mis teha? Hea küll. Läheb siis 1 aasta veel otsa. Järgmine aasta proovime uuesti. Uuel aastal uue hooga. Täpselt. Mis meil veel? Terve hunnik päikseprille on meil. Jah. Igaks olukorraks. Jah, natukene päikseprille. Tulime 1 paariga, nüüd on meil 3 paari. Jah, aga minul on see 1 paar on veel alles. Minu omad on nagu näha meres. Oh, äge. Ei ole hullu midagi. Jah, vaatame. Läheme rahulikult, meil on circa 300 kilomeetrit veel minna. Kokku oli minna üle 400 kilomeetri. Ja kerge 4 tundi sõitu. Üle 4 tunni sõitu, jah. Et käime ühest kohast veel, ühest väike linnakust läbi, kus me vahepeal siin ööbisime. Lähme tangime auto täis. Ja siis põrutame sealt otsa edasi. Paneme autol paagi petsu täis. Absoluutselt. Oleme tööl esimest päeva kopa peal. Kopp on selline XCMG
hiinakas. aga jõudu on. Töötab päris hästi. Liigub, jõudu on. 21 tonnine ekskavaator siis. Kulpi kallutada ei saa. Aga selle eest ei ole hullu. Põnev on ikkagi. Sellised lood olid siin, et tulime hommikul kella 8 tööle. Näidati masinad ära. Ja siis hakkasime tööd tegema. Nüüd see on circa kell on 4 saamas kohe. 3-2 ajal küsisin ülemuse käest, et kuidas me siis välja paisnud oleme, et kas peame asjatena kokku pakkima. Ja küll, nii hullult ei olnud. Ma küsisin, et kuidas siis on, et kas saame hakkama või peame midagi muutma või kiiremini õppima või tegutsema või ütles, et poisid, ei ole hull üldse, et saate paremini hakkama, kui ta oskas arvata. Nii et läheb hästi. Tanel on ka seal laadriga. Laeb praegu poolikuid või veokaid. Niimoodi siin rahulikult läheb. Mina siis olen sorteeri peal. Sorteerin, see on selline liivakas materjal. Küsisin ka, et mille jaoks see liiv läheb, et kuhu see läheb üldse ja mille jaoks, mis selle asja eesmärk nagu on. Ja see liiv läheb siis ümberringi siia läheduses asuvatele põldudele. Selle liivaga nad siis parandavad põldude olukorda. Ja nii lihtne ta ongi. Sellised lood siin sellega siin on. Siin me siis oleme täpselt nii kaua kui oleme. Arvatavasti mingi 3 nädalat, võib-olla 4 nädalat. Ei tea. Ja kui ma arvan, et me oleme juba näidanud ennast heast küljest, et saame asjadega hakkama, siis ülemus ütles, et võimalus, et tal üks sõber, tuttav otsib ka kaevandusse töölisi. Et kui te siin hästi hakkama saate, siis ta on juba rääkinud meist talle. Nii et meil on siin nagu nii-öelda proovinädalad. Et kui sellele meile sobib, siis ta annab hea sõnaga edasi ja siis me saame sinna kohta äkki tööle. Nii et pöidlad pihus. Tanel on seal rambi peal, praegu laeb ühte koormat. Kallutab maha ja läheb uue järgi. Mul on sääne esimese asjana hommikul õpetati, kuidas need asjandused kõik tööle panna, konveierid ja asjad ja ei ole hullu. Sai hakkama. Midagi keerust ei olnud. Lihtsalt see pikk konveier ei tahtnud hommikul tööle minna. Aga tööle ta läks. Pika jebimise peale. Ehk siis näha, mis homme hommikul saab. Eks tuleb veel mingid asjad siin läbi rääkida ja selgeks saada ja siis ei olegi midagi, teeme ainult tööd. Sellest ajast ongi möödas, kui viimati tööd tegime 2 kuud. 2 kuud puhanud. Ausalt öeldes see on päris põnev olla tööl tagasi. Eil oli küll sääne nagu, ei tahaks üldse tööd teha enam. Aga ega lõpmatuseni ka passida ei saa. Ja selline võimalus on siis miks mitte. Saab selle ära katsetada. Katsetame ära, näeme. Ja. Ei põnev on. Ja nagu näha, oleme tööle jõudnud. Vaikselt teeme siin tööd. Äge! Teine päev. Asja on juba suht käpas. Et mida tegema peab Priit möllab seal hunniku otsas. Ma vaatan, äkki saan midagi neile ette lükata.
aga jah, mul on siis masinal rool, mida ma ei kasuta. Sest kellel on tänapäeval enam rooli vaja masinat keerata. Ma tahtsin ka nagu kopamees olla, keeran siin kangiga. Et jah, ma lasin. Vaatame, kohe jõuame Priiduni ka, lükkame talle natukene ette. Muidu ta ei saa mulle valmis teha. Valmis sorteerida asju. Pole õrna aimugi, mis see on. Liiv arvatavasti. Teen tööd, aga ma ei tea, mida ma teen. See oli maru kepa. Mulle ei annata loodiski. Loodi. Läheb iseenesest loodi. Ma ei pea mitte midagi tegema, ainult kangi vajutama. Et jah, selles suhtes on suht hea. Suhteliselt mugav masin. Ta on päris suur, ta on päris kasutajasõbralik, ütleme niimoodi. Et jah. Lükkame talle sinna ülesse. Vaatame, ega kuskil tumprit mulle ees ei ole. Vaatame, Priit lihtsalt seisab. Jälle ta ei tee tööd. Lihtsalt passib seal üleval otsas, näe. Täiesti kohutav. Vaatame niimoodi, et Priit ei tahtnud, et talle seda hunnikut siia päris kõrgeks lükatakse. Muidu ta saab kurjaks. Ütleb ta, Annu, sa teed kõike valesti. Kõike teed valesti, mina koju ära. Ma ütlen, ei saa, näe. Kodu on natukene liiga kaugel. Et jah. Ehk siis tõmpriga tuleb siia. Laks Priit läheb sinna ülesse. Siis siin saputab. Võtab mingi hästi peenikese vist välja. Siis tõmbab, tegelikult ma ei tea, mis peenike asi see on. Siis tõmbab suured kivid välja. Neid laseme siin päris korralikult läbi. Siis tuleb. Keerun teie poole seda. Siis tuleb siit saputab. Liib ülesse. Siis on mul siin hunnik, kuhu tekib kogu aeg juurde. Ja siis tolle rämbi pealt siis mina laen rekade peale. Et täna on natukene rekasi olnud. Oli tasa. Ma olen siin oma 15 rekat täis laadinud äkki täna. Ole kindel. Umbes sinna kanti. Huvitav. Ütleme niimoodi, et kõige osavam veel ei ole. Aga eks ma leian kõik enda nipid ülesse juba vaikselt. Et vaja sujuvamast natukene saada. Praegu natukene põrutab veel masin. Aga juba on suhteliselt normaalne. Selline ligadi-logadi. Vahepeal on küll selline, et mis ma teen. Aga kõige suurem probleem on mul selle kaaluga. Mul on siin kaalumasin. Et kaalumasinaga tõstad möllad. Siis üritad saada teatud koguse peale. Et enamus on 50 tonni. Ja ma ärkasin kell 5 hommikul täna. Natukene väsinud. Ja 50 tonni enam-vähem kahe treila peale. Vaatame.
huvitavam on, et kas minu või Priidu. Ma pakun, et minu. Aga seda saab ainult tema käest küsida. Et ma arvan, et talle on natukene üksluisem see töö. Mul on vaja